Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist, ütlevad teile jalgpallistuudios Kaljurand Ooper Kalvet ja täna räägime loomulikult Eesti klubi jalgpallist, suurtest saavutustest eurosarjades. Eesti klubid on Rottu võitnud üle 3 miljoni euro, koefitsiendi punte jõuab Rottu luneda, 4 klubi tõenäoliselt jääb Euroopas edasi, kui nüüd suurt fopaadi tule. Ilusad ajad ja edas midagi ei ole. Aga pikka sissejuhatuste tee lähme siis kohe mängude juurde, et alustasime teisipäeval, kui Levadia mängis Rootsis, mängis IFK Göteborgiga ja Rootsi kund. Ja mis selle mängus siis kokku võtab? Vendel 33 viis Levadia 1-0 ette, Vendel esimese poole lisaminutil lõi veel ühe, ehk siis 2-0 püsis kuni 90+2 minutini, mil Levadia keskkaitse on Anfo, no attas lihtsalt Göteborgis kahju, mitte midagi lähed ei ole, mõtlesin, paned selle ühe ära, muidu seal need fännid on kurjad seal mängijate peale, sul attab kahju lihtsalt, et siis 2-1. Ja ta mõtleks selle peale, vaata, muidu äkki Rootsi fännid tule Tallinnasse, et on seda piletitulu vaja, et teeme huvitavaks, siis Rootsistel põnevam tulla. Mis siis seda mängu, aga see ei olnud selline suvaline 2-1, see oli ikkagi 2-1 niimoodi, et Levadia võõrsil peale löögid, nende kasutus 16-14, nurgalöögid 5-5, ehk tegelikult võrdse mänguga võeti võit, et ulme. Mina tahaks üldse tagasi, natuke mõned tagasi, mina tahaks üldse alustada Sahovaiko kiitmisest, et siin hooaja algus, olgem ausad, praegu on kuidagi Levadia ülemvõim on kuidagi selline, oodata või ma olen varjunud. Hooaja algus, kes seal olid, kes seal üldse ennustasid seal Levadiat meistriks, ikka väga vähesed, seal jaoks pidid olema ikka suured eksperdid. Jõuab jälle sinna Kaljuranna egominutiteni. Ja alustame Kaljuranna egominutiteni, tead see Märt Sultsi venekeelset reklaamidest ütleme, kes nagu ehitas teile selle basseini ja kes ehitas selle, et Märt Sults, samamoodi, kes ennustas, et Levadia hakkab siin jalgpalli võimutsema, et ei Kaljuranda. Aga no mida mõelda tahan, mis Ooper, me ju hooaja algus saatsime Levadiat, et mis asja hakkab rombiga mängima ja ma ei tea, sellised suuri küsimärke siis, küsimärke enam ei olegi ja mis on kõige kummalisem, see Levadia mängibki nii, et see lähebki niimoodi, et Joshua Pedro on rombi parem äär täitsa haigena. Et umbes paberil vaatad, sealt hakkab ju tuulutama ja läheb niimoodi peale ja mängivad. Et see masin natukene meenutab mulle miski pärast see kõik, ma tean, et see Levadia tegelikult tõenäoliselt kukub välja ja värki, aga kõik see, mis nad teinud on, ikka meenutab väga... Sa mõtled nüüd Göteborgi vastu või? Ma mõtlen üleüldse, et see meenutab väga Florat, kui Floral oli see edukas hooaeg, et lihtsalt Levadial on loosig ebõnne, jätkuvalt saab möönda, et oleks teised vastased, siis oleks Alarupp, oleks suht lukus, nüüd on üks ole riigilt Göteborgi ja isegi kui siis sõidetakse, siis tõb kenk, et hullem loos ei saa. Aga, et see Kuidas lahe, kui paskotsi tuleks nagu siia, selleks väga vinge nagu. Jalgpallis ongi see, et ärme loe neid tibusid ennem, kui see asi käes on. Ei, ma saan aru, väga keeruline on sealt järgmisest võib-olla, et ega Göteborgi vastu see korduskohtumine ei ole nüüd ju tehtud, et see sama, see viimane värav annab sellise, Ei olge vastud, Göteborg on ikka märgatavalt suurem sats ja parem sats, et see aga kuidas see ikka on, et see meeskond on muutunud nii enesekindlaks, et sa läheb minnakse Rootsi ja ei ole seda, et esimese minutil väristatakse, ei ole seda, et me nüüd hakkame sinna istuma ja raitsema või me lähme, laiast laastus see mäng oli selline, et vahet ei ole, kas seal vastas on ma ei tea, Pärnu Vaprus, Viimsi või Göteborgi, me lähme sisuliselt samamoodi, me lähme oma asja ajama ja suudetaksegi, et kuidas see rusikas nüüd selliseks kotkuma panna? Mingi enesekindlus on kindlasti, et Göteborgi vastu ka just see esimene viisik, nii-öelda see ülemine viisik ikka oli päris ohtlik, ütleme, allpool, samas exiti ka, et seal täpselt see isegi imestasin, et Göteborgi-sugune sats seal eespool ära ei teinud ja ütleme, see näitas nende hetkeseisu, et sellepärast nad ongi 13. kohal, sest neid võimalusi ju tekitati, et seal ikkagi halastati 2 korda,
ütleme, kohe mängu alguses ja kuskil seal keskel. Eriti see olukord, kui see posti läks ja siis see pall seal Valnel ja Sülle tuli see kergendus nagu veel. Seal oli mingi 5-10 minutit teise poole algust oleks võinud 3 tükki tegelikult olla, et ütleme, parema õnne korral. Ütleme siis, kes siis mängu suuremad staarid olid, mis nad tegid? Esiteks Vendel. 2 äravat, esimene okei Tampetuult nagu imeline sööta Tampetuu, see kui isetuks ta on muutunud, see on päris äge, et ma arvan, Tampetuu siin Paideaedadel oleks sealt rastinurgistadki ise pand, vaata, et tõmban jala peale, proovin ise sinna värav ette, et kuskilt Slava on vist selgeks teinud, et anna söötu ka, et see läheb ka arvesse, et suured klubid näevad, et ei loe ainult väravaid, et sealt Vendel torsus ära. Teine värav selles mõttes meisterlik jälle, et seal Liivat, veerand väravat Liivat oli nii, et ta ei puututudki palju, sest ikkagi tõmbas selle kaitse eest ära. Vendellil tuli ruumi ja see, et sisse läks, kommentaator ka ei saanud aru. Mina ka ei saanud aru. Vaatasin kätte taha võrgu taha nagu läks nagu, jah. Et Vendell nagu jumalast õigel ajal, jumalast heas vormis, et see on super. Veel kiidaks võib-olla Ainsalul on selline päris huvitav. See tipus on päris keeruline, eks ole, et ta peab mõnes mõttes ka sinna kaitsesse Peetsoni appi jõudma, ta peab rünnakil jõudma. See osa super. No ja Valnerit ma riidaks ka, Valner tegelikult tõrjusid ka oma jagu, et siin et siis 3 võib-olla mängu staari. Ma ei tea, sul võib-olla, kes sulle veel silma jäi? No Joao Pedro oli näiteks üks. Joao Pedro just jookseb lihtsalt eest ära. Ja siis mõtleb, mis Göteborgi kaitsetel viga on, et ei saadud lihtsalt kätte ja tõesti isegi kommentaatorid ütlesid mingi natuke aega hiljem, kui ma just seda jälgisin, ütlesid, et kuidagi kohmakad ja aeglased olid rootslased. Aga mis ma ka pärast mängu, kui Sahovaikoga sai rääkida, et mida ta nagu välja tõi, polegi must selle hooajaga väga juttu on sellest just see vastupidav, see füüsise pool. Ja ütles ka, et kuidas nad on tegelikult läbi hooaja üritanud seda kogu aeg nagu hoida, et kogu aeg on see nii-öelda meeste piiri peal hoidmine, et see füüska oleks nagu maksimaalne põhimõtteliselt. Sest tegelikult ka seal ju keegi nagu ära ei vajunud, ära ei kukkunud, et ei olnud sükast, et rootlased ongi, et ju peaks olema, ma ei tea, füüsiliselt tugevamad, kiiremad, võimsamad, aga tegelikult väljakul vaates ei olnud seda ju. Et see... Mis on see mõttes, kui ma läinud All Strengths ka nii hooaid on peal, et ei ole see, et vennad täitsa suve puhkida. Seal mingi paus oli vaata MM-iga tõttu ikkagi, aga siiski jah, et just see... Sahaik ütles ka, et kuidas on nagu, et muud moodi ei saa lihtsalt, et see füüsis peab olema ja sellega on nagu rängalt nagu vaeva nähtud ja tuleb välja, et ikkagi õigeid nuppe vaetatud. Andres Ooper, ma siis küsin sinudest, treenerina. Ma ei ole Talvetiga otseselt 100% nõus, et Levadia ära vajunud, minust natukene väsis, natukene, mitte liialt, natukene väsis, aga Sahaiko vahetustega ootas 79. minutini, siis tegi 2 vahetust ja see oli ka kõik, eks ole. Kuidas üldse see vahetuste asi, kas seal on tänapäeval mingi, kuidas ma ütlen, kas seal on mingi data, on seal mingi asi, et millal neid vahetusi on normaalne teha, millal ei ole, on seal mingi suurtel koolitustel, et kas seal räägitakse, et näed, et ära tee vahetusi, see rikub rütmi, kas seal on mingi suurem teadus taha tulnud või see on ikkagi vana ja rõhutunne, on see ikka selline Tarmo Rüütelik rõhutunne, et sa vaatad ja siis tunde järgi, millal sa vahetad? Ma arvan, et see viimane, siis ikka see viimane, kuigi need datasid ja asju tuleb sulle kindlasti ka sisse, aga ikka treener ikkagi on see lõppsõna ja otsustaja, kes sisse peaks minema või mitte, sest täpselt need samad küsimused, mis sa ütlesid, et kas vahetus toob nüüd selle murrangu, vahest teed ja tapad just selle, ma ei tea, mõnusa flow ära, et seal on nagu alati treenerile, et teen 1 vahetuse, 2 vahetust, 3 vahetust, mitu korraga, et ka alati, võib-olla vahest ei ole vaja teha täpselt nagu Saho tegi 2 ja nii on, et võib-olla oli õige, võib-olla mitte, seda saadakse alles peale mängu teada. Et ega see oli ka ju tegelikult see suurem surve oli teise poole algus, et see elatigi üle, mängu selles mõttes ikkagi rohkem nagu tasakaalustus, võib-olla oligi see hirm, et täpselt, et kui me nüüd oleme saanud selle enam-vähem nagu balanssi, et kui teeme vahetused, et siis kui ta kukub nagu jälle ära, et mõnikord see vahetus tegemine ikkagi ju täpselt lõhuks rütmi nii ära ja et on raske vastu saada. Tavaliselt ongi nagu suuremate või tugevamate vastu, et sa pead selle esimesed 10, 15, 20 minutit nagu vastu pidama, et siis taas tahtmata see natukene võrdsustub, aga jah, ütleme nii, et ma olen ka sellega nõus, et Levadia vajus ikkagi teise poole, vajus ikkagi allapoole ja anti neid võimalusi ja rootslastel tekkisid asjad. Ega neil oli ka selles mõttes sundseis, nad ei saanud olla kodus 0-2 taga, ja seal on 16 000 fänni, kui vilistavad sulle ja siis siin nüüd nagu ei suru ka, et siis lintsitakse elusalt seal järgmine päev trennis ära nagu. Jah, lihtsalt, et seda natuke näititlustada, ilus sõna.
ma pean möönma, ma pean möönma, et ma vahest see trahvikirju töövõlu on see, et sul tulevad need halvad seeriad tuled sisse, et kui sul on ühel nädalal on nädala algus, puhkepäevad, nädala lõpus. Mul oli eile 9 tööpäev järjest, saad aru, ma atsin sinna hommikul, mis seal Levadia mängus üldse toimus, absoluutselt ei mäleta ära, ta pidi üle vaatama, üle järgi ludema, mis seal üldse oli, saad aru, aju lihtsalt ei tööta, täna esimene puhkepäev ja mis sa puhkepäeval teed? Loomulikult, et tööle kontorisse, vaat see on õige, ma peaks kekkida rohkem preemiat saama, et nagu Kendoor, nagu Kendoor, et kes saab iga nädal iga nuu preemiat, et tõesti, et anna mida ma et me öelda Kenni preemia Heigole, laseme kirjutame raamatupidamisse kõige kallimad mehed turuväärtuse poolest Levadial on Andres Opri, kes? No kui sa nii ütled Tammedu ja Jean Pedro ja Vendel. Ei, loomulikult Mihkel Ainsalu ja Popatard Tammedu. Tegelikult on vahed väikesed, aga need umbes Rootsi klubis oleks selle 350 000-ga, mis neil väärtus on umbes 20. kohal. Et seal on see mõttes, et seal Rootsis kõik mehed on nagu selgelt kordades suurema väärtusega, ehk siis ta võib öelda kordades see liiga paneb vist selle paika natukene ka, kus sa mängid. Ei no selles ma oleks Tammedu Rootsi Allsvenskani tasemel mängija, sest ta mängib Allsvenskanis, mitte Ale Rock Premium liigas. Aga kas ta ei saaks seal hakkama praegu selle mängu järgi? Ei tea. Aga võtan samas, ütleme, ükskõik milline Eesti liiga mängija praegu läheks Göteborgi, kõik ütles, et samm edasi nagu. On reaalne. Sellega ma olen nõus, et sinna nad tahaks minna, see oleks selline hüppelaud kuhugi mujale, et seal peaks hakkama saama. Et kui Tõuges nüüd läks talvel Rootsi kõrgliigas, siis oli kohe, et päris hea, kui mängim ka hakkas veel, siis eriti kõva. Mis seal huvitav oli võib-olla ka, et Göteborgi tegelikult vahetusid on hästi palju seal kaitse suunal just, et tegelikult ma arvan, et treener Stefan Pilborn ei olnud sellega rahul, et kuidas see meeskond sealt alt tulema hakkas ja kuidas see äärtelt tuli, et nad sellist, oleks eeldanud, nad saavad selle mängu üle ühel hetkel see selge kontrolli, et kontroll saadigi teise poole, ütleme, esimesed 20 minutit, seesama, kus oli see postilöök ja asjad, siis oli vist selline raske moment, siis oli see, et kus on Slava Savoitko vahetused, vaata, siit tuleb 2-4, vaata, aga see kuidagi... Kenba ei raha kindlasti 2-4 peal. Et seal tundus juba, et see rond on minemas nii, et IFK tuleb tagasi seda tõesti, et läks sinna. Mis see oma värava puhul... Manfo, mis see tegi? Lihtsalt lüis, ma arvan. Seal ei olnud kedagi ümber ringigi talle, et ma ka imestasin, et ennem lugesin, kui nägin, et kui nägin, siis oli küll, et issand jumal. Mis on Manfo selles mõttes rikkus endale ära, ta oli tegelikult suurepärane selles mängus, tegelikult ikka miski pärast Manfo võib-olla headused tulevadki välja sellistes mängus rohkem, kus ta ongi surve all ja vastane hakkab neid palle rasti alud, see on ikka loom, see mees ikka neid kahevõitlusi ikka naljalt ei kaota. Et natuke kahju, et rikkus ilusa päeva ära, aga mis sa teed? Ja ma ütlen, et üllatav oligi see, et kõik nagu said hakkama, et ma räägin Eesti jalgpall. Ma ütleks natukene, et tegelikult Rasmus Peetsonil need 2 äpardust tegelikult oleks võinud kalliks maksma minna, et mis varastati ära seal esimesel poolajal ja mis ta eksis, et see on need kohad võib-olla, mida saab nüüd paremaks teha, et ära jää nii palju palliga, et siin sulle pannakse kohe press peale, et need on võib-olla need kohad, mida peaks üle vaatama kindlasti. Eigo selle Eesti jalgpalli õitsemise kohta, mis küsiks, et kui need kohvi punkte oleme siin vaadanud, et kui vaadata nüüd selle suve punkte, et mitmes on Eesti. Nii. No ainult selle suve punktid vaadata, panna kirja. Ma arvan esimene. Euroopa parim. Eesti on esimene 2,1-2,5 punkti, Läti on teine 2,0, siis need Aserid 1,8, Island 1,5. Ja kus me praegu asume üldse? Aga oleme see 5 hooaja lõiks on 48 nüüd. See pole oluline. Mis seal, kes meil tagapoolt Andres Opper, sa oled täpselt nii tugev, nagu sa oled oma viimastes mängus. Ma tahan teada, kes sealt altpoolt ohustavad. No seal lähim on, Gibraltar on kohe selja taga, siis on Põhja-Iirimaa on 50, kõige ohtlikum on see Gruusia, kes on võib-olla 6-0 peal, praegu 52, sest Iberial on ju, hea küll selle Slovani käest saad just teise ka, on ju, aga neil on 4 mängu veel. Nad langevad ju konverentsi, esmalt Euroopa liigas. Euroopa konverentsi. Jah, et neil on nagu selles mõttes mänge nagu varuks on grusiinidel, mis... Minu tohutunne ütleb, et 2 Eesti klubi peaks edasi pääsema, et siis vist on hästi. Siis peaks hästi olema, jah, ilmselt. Sest praegu on ka tegelikult ju 3 tükki eduseisus,
et noh, kui siit 2 edasi läheks, oleks on super. Ja saad aru, Eesti tuleb 3 miljonit, kuhu me selle rahadrik paneme, seda ei jõua ju ära, iga klubi on vähemalt 700 kilo saanud, seda ei jõua seal, kullatud EC-d tulevad. No see on ka, mis sa vaatasin ka, et ju 7 võitu, 3 viiki, 2 kaotust siiamaani Eurosuvi. Ebareaalne tegelikult. Väga ilus on ju. Aga kas me ei rääkinud, et see aasta me peamegi uskuma sellesse ja no ütleme, jutu alguses oligi, et Levadia nagu usub ja mängib oma mängu praegu ja seda on tegelikult on hea vaadata, et jah. No muidugi see Slava enda enesekindlus on ka ikka selline, et ta ikkagi mõnuga seal ka ikkagi see kandub edasi, jah, ütleb välja, mis ta mõtleb ja sama, mis ta pärast mängu oli ka, et tavai, et meedia joonistage nüüd kõik need A. Le Coq'i plaanid ära, et kus pealtvaatajad saavad tulla ligi. Õige. Ehk siis Rootsi klubi saab muude asjadega juba, saab muude asjadega juba, kui jalgpalliga tegeleda. et mis see Rootsi klubi siis 3000 piletit just võttis välja, millest 1500 oli eelmisel nädalal, eks ole see, et tõenäoliselt need ikka vähemalt 2000 tuleb. Et huvitav, et see vaimsus. Ja ma arvan, et selle Göteborgi suurim miinus ongi tegelikult see fännid, et seal nagu tegelikult seal jube kiiresti kadusid ka selles euromängus, vähemalt visuaalselt või teleekraanid tundus, et hästi kiirelt kadusid ära. Levadia esimene võimalus seal Vendelil oli ja siis juba Viletoor, vaata, juba on see. Aga ma arvan, et nad on juba kannatanud siin pool hooaega, et siin ei ole, see sütik on väga lühike ja ma mõtlesin ka, et mis on huvitav tegelikult, Rootslane on ka siuke, mõtled samasugune meiesugune rahulik inimene, aga need Rootsi fänne seal ju, need on ikka suht rajud. Ju seal lubatakse ilut juua. No võimalik, jah, see ju Stockholmi derbi räägitakse ka, et pidi päris vihane olema nagu. Vaata, ei, see on ikkagi, ma arvan, et tahtmata nüüd olla rassist, aga et jalgpalliklubide ajalooline, mis seal on ju, jalgpalliklubid on ikkagi sellised ühendajad on ju, et miks on jalgpalliklubid ikkagi tehasetööstustes on ju suured, sellepärast, et sinna, eks ole, tulid immigrandid ja üle riigi tuldi kokku ja ainus inimene, mis siin sidus, oligi see, et mingi võigas asi on Manchester United, ma siis toetan seda ja siis ma olen täna Manchesteri elanik, kuni ma tulen kuskilt Iirimaalt. Ja ma arvan, et see Rootsis ka ositi võib teid ja selle arvel ka panna, et need Balkanilt tulnud vennad, need saavad, sest tunda enda Rootsi siit ja nii, et ma olen osa Göteborgist, et ma ei ole suvaline kuskilt Kosovo nurgast tulnud vend, ma olen Raiti selle linna täieõiguslik liige. No see nagu praegu siia jalutades, mul poiss istub ka siin nurgas ja ma lihtsalt oled rassismi nurk. Ei, see ei ole rassismi nurk ja siis jalutasime ja siis poiss küsis, et kas jalgpallis on niimoodi ka olnud, et pärast mängu fännid võtavad noad välja? Ei ole. Jah, siis oligi, et võib-olla vanast Inglismaal kuskil ja lepiti mingid asjad kokku. Ei, no ma vaatasin seda Göteborgis, mis toimus, ma mõtlesin, et seal tuleb juba poole ajal on see, et mingi fännid tulevad, küll okei mängijad, ante särgid ära, et ei vääri seda, et ma tõmbame selle, lõpetame selle mängu ära. Aga ma arvan, et siin igaks juhuks, et loodan, et turvatöötajad ja asjad on arvestanud sellega, et kui siin Göteborgi peaks kaotama, siis ma arvan, läheb, võib ikkagi asjad päris käest ära minna. Võib, reaalselt võib. Siis mäletan, kunagi oli see Levadia mängis, kas oli Krakow Visak äkki, mingi poolakate sats oli ja Kadriorus oli mäng ja siis kui need poolaka fännid kutsusid nagu mängijad pärast nagu nii-öelda enda juurde seal näha, kui need mängijad läksid seal suht nii-öelda siuke pool küürus seljaga nagu, et ega seal ja siis nagu oli näha need vehed, mis turskad ilma särgita kiilakad vennad lihtsalt nagu reaalselt karjus nende mängijate peale, nagu see oli nagu suht nagu võigas nägi välja. Näiteks Hollandis oli väga üllatav, ma mängisin ju seda üleminekumängu, kus jäime nibin-nabin püsima ja võõrsil väljakul, seal ikka märuli politsei asjad, kivid leiti, munakivid maast ja see oli nagu sõda oleks üle käinud väljaspool väljakut ja pisargaasid asjad, et ka nagu Holland arvaks, et ei ole midagi hullu, aga et jalgpall on tõesti selline, mis kütab kirgi, ütleme niimoodi. Ma olen saates tõenäoliselt rääkinud ka, et see minu kokkuvõtted Poola fännidega, kui see Paide mängis Pärnu rannastaadioni mängisid selle Slaskiga. See oli koroona-aeg enne veel. Koroona-aeg oli, seal oli see, et poolakaid miski pärast said osta piletit, kui nad ei oleks tohtinud saada. Nad olid juba mingi Lätis kohal ja siis canceltati ära, ja siis mul oli ka. See oli, kus toona üldse võõrlised vännid olid keelatud minu meelest, see oligi mingi sükke. Ja siis nad vaatasid selle aia taga, miski pärast ma ei mäleta isegi, miks ma livistasin esimese poole ajal veini tribüünil. Ma ei tea, tops vein. Vipis oli vist. Ma olin, no jaa, vaba päev oli. Ja see mäng oli nii igav. Ja siis ma ütlesin, ma lähen ajan nende poolakatega juttu selle poole ultratega. Muljet, et lähen teil lugu, vaata. Need olid hirmsad vennad. Poleks ma sellised pudelvein ära jood, ma poleks ilmu sees üle minna. Ja seal kohe võtad seal välja, isud vennad,
kuradit, vaata. Aga selle päästis see, et seal olid vahepeal tundis mööda Pärnu naised, siis need vennad tegid aplausi, laulsid Pärnu naistele, siis nad olid jälle heast tujus, siis viha minu vastu lahtus, siis nad olid valmis minu rääkima. Aga kõik olid sellised, ma arvan, et ambaalid, ma arvan, seal 20 sõnast, ma arvan, mingi, võib-olla üks ei oleks mind ühe löögiga ma ära lõid, vaata, et see oleks kats läid vaja. Ja seda igal mees rääkisime loomulikult Göteborgi fännidest, et teise mändu eel selge soosik Kikkeri, rootslased Adra, Levadia ise püüda peaks välja rukkuma. Super, see mäng juba paneb sellele hooajale, eurosarja hooajale hindeks 5. Et süükest võitu Eesti klubid pole ikkagi ammu saanud, et see on... Võõrsil võitu, jah. Võõrsil eriti veel. Üli oluline. Et selline vastane ja ikkagi, Eesti jalgpalli igat pidi hea nagu see, ei tohi nüüd alahinnata, et võitsime, et kindlasti tee oma mäng ja oma asi nõela teravalt ja... Oleme ausalt, kui Levadia peaksid edasi minema, siis Jürgen, ole valmis, Slava tuleb. Ei lihtsalt, ma ütlen, et siin ma ei saa mida öelda tahan, et siin Havaiko see, kuidas ta on selle meeskond mängima saanud, et jõhter. Ise minusugune suur Levadia optimist ei oodanud midagi nii ilust. Isegi talvel oli ju ka, et tegelikult oli siuke ju, me ei teadnud, mis Levadiast saab, et ikkagi eeldavasti oleks nagu nõrgemaks jäänud on ja sama selle klubi seest tulid ka sellised signaalid, et meil ei ole mitte kunagi elus nii klubi ajaloos nii professionaalset treenerit olnud, et väga nagu juba enne hooaja algust nagu kiideti klubi seest Havaikot, et ilmselgelt ta teeb siis midagi siukest, mis juba tol hetkel jäi see klubi juhtudele silma ja väga kiideti seda juba talvel. No ütleme, võrreldes eelmise treeneriga tema koosseis ei ole nii... On ikka, seal pole vahet, mis seal... Ei, põhikoosseis on, aga kui sa vaatad tegelikult, et... Mis pingilt tuli keegi Otto? Seal on Otto tuleb, on ju Skvarsovega ja tuleviku tähtel, seal on mõned absoluutselt on. Ainus Levadia häda on see, et neil pole... Aga võrdle eelmise aasta treeneri, kui tal oli ikkagi väga suur valik ja kui palju välismaalasi oli ja kõik, Levadia ainus häda on see, et kaitsjad ei ole. Selles mõttes, et ei ole käe, et äkki oletame, et Saliste peaks ära tutruma või Liivat peaks ära tutruma. Kes siis on, eks ole, siis ongi, kas see Liiv, keskkaitsed, okei, Tammiku paned võib-olla siis... Ma ütlen, keskkaitses on Tammik, just see, et me hooaja algust nägime, et Skvortsov mängis äärekaitset, eks ole, et seal see äärekaitset... See Kaua Taavi, vist see on äärekaitse, Kaua, ma ütlesin, Kaua, see mees Eestis on mitte Kaua Taavi, vaata. Kaua Taavi Eestis on. Kaua Taavi Eestis on, vaata, et see on see koht, mis ma arvan, et Levadia just võiks täiendust otsida, et see võib ühel hetkel... Ma pole mingit Kaua Taavit võib trennides jumalik, et mine seda. Selles mõttes on midagi tore, et Liivak on nüüd niimoodi mängima hakanud, mis on ju igati positiivne. Mis minu üks jalgpalliteooria paljudest ründest on see, et äärekaitsjad on selles mõttes täiesti mõtted positsioon, et äärekaitsjad näevad täpselt välja nii head nagu meeskond. Et kui sul meeskond mängib hästi, siis äärekaitsjad, super, ja kui see Levadia ei võidaks, siis on Liivat on kehvad, et minust äärekaitsed minust üks-ühel on see, kuidas meeskonnal läheb, ma ei tea, miks teiste positsioonidel ei ole, sa võid olla kehvas meeskonnas hea poolkaitse, sa võid olla heas meeskonnas kehv ründaja, aga äärekaitsed on alati peegelpildis tulemustega. Aga võib-olla ma eksin. Mina ei ole kunagi niisuguse asja peal niimoodi mõelnud, et sa ei oska kaasa rääkida ega vastu vaielda. Ma olen sellele väga pikalt mõelnud. Nagu ikka. Teeme siis ka teise suure klubi Tallinna Flora loomulikult pealelöögid mängiti New Saintsiga Walesi viimast aastate selge valitsejada, kes võidab seal 20 punstiga igal hooajal, et pealelöögid eile 14-8 Florale, mäng 1-0 Florale, värav Remo Valdmets sealt karistusala joonelt posti kõrvale. Mis siis sellest mängust veel meil siis välja võiks tuua, et mõnes mõttes justkui võrdne mäng, aga samas Floral oli metsikult palju rohkem häid võimalusi, et see Valdmets sai seal üks-ühele proovida, aga väravat jõudis end piisavalt suureks venitada, Valdmets sai seal 6 meetri pealt proovida, lööti ebaõnnestus, vahetus sisse tulnud Usta sai üks-üht natuke raiskis, et selliseid häid võimalusi oli palju, et New Saints kui tuli, siis minu arust oli sellised hästi palju tehti lolle otsuseid, et isegi ruumi oli, siis pandi kuskil karistusele nurgas peale, et Grünwald liialt palju, ta tegi ühe hea tõrjada või ühe okei tõrje lati alt jälle keskel, et edasi et Grünwald metsikut tööd ei olnud, oleks võinud, eks ole, selle pealt oleks võinud minna 3-0, aga miinus on see, et Flora siis ikkagi viimasel 20 minutil
natuke ladunes, et tegelikult New Saints sai mängu ja ühe korra teist pall latis. Ta Roosti ütles ka, et näed, et kurat, see on see viga ja siis pidi see viimase vahetus, mida ta ei tahtnud teha, eks ole, viimane Arten oli ära. Selline mänd. Aga mida ma tahaks, see on New Saints, kui see väljatud oli, vaata, ma ei tea, kas te olete näinud seda, kus mingid Haalandid, teie, nad on need, peavad ära arvama, et inimesed on rivis, vaata nägu ei näita, milline on profi jalgpallur, olete näinud? Selline, mingi venda maski peas pannakse, mingi 10 venda pannakse rivi, ja siis nad peavad arvama, mingi vennad teevad trikki, et siis nad peavad arvama, kes on nendest profi jalgpallur, et ülejäänud on mingi suvaliga vennad. Sorry. Kui ma paneks ritta seal näiteks Kalvet, Ooper, ma ei tea, Kuldkepp, Gunnar Leheste ja siis võtad sealt mõned New Saintsi vennad, võtad see Probel. Jumal, kui see oleks esimene vend, kelle välja hääletaks, kuidas see mingi sama jäme nagu Eidon, täitsa haigene. Ei no reaalselt, see mingi vend, osa vennad olid lihtsalt, vaatasid jämedad, vaatasid, et mingi rahvaliga sats nagu, et see Walesi, ma ei tea, kuidas see meeskond Walesi valitseb. Ei sama see Kaernar Fon siin käis, ega seal oli ka pool kaitseliinil siuke, et võiks äkki Räkvit mängida või ikka siuksed nagu tummised tükid nagu, et... aga seal oligi, mis 35 punkti oli vahe olnud vist selle Levadia vastasega. Et see oli huvitav, et kes siis 3 parimat eiga oli välja, kuna mina seda mängu ikkagi analüüsisin. Ma vist kirjutasin ka, et Senjov tegelikult oli kuidagi esimese värava eeltöö ja kuidagi New Saints väga äredasti tuli peale, et nad pattisid selle, keskelt ei lubatud mitte midagi, et selles mõttes, et see Treida põhimõtteliselt ei saanudki palju, et seal keskkaitsetel tegelikult oli niimoodi, et oli selline 30 meetrit oleks nüüd minna joosta rahulikult vastase karistusele, ja Kolopov ja Kollo tegelikult ei julenud või tahtnud seda teha. Et neil oli ainult Treida kinni, Varjund ei tohtinud mängu ehitada, Valdmets ei tohtinud mängu ehitada, et tegelikult kogu see osa pandi kinni, öeldi, et tehke äärtelt. Loore ääreraitsetel ei olnud parim päev rünnakul Tovstikul ja Kuratsin ühe korra sai peale üsna vabalt ei öelda. Senjov Valama tegelikult oli ruumi teha, mängu tehti rohkem äärtelt, Senjov oli hea, Valdmets, super, hea, ega ma rohkem ei tea. Ma liidaks Kollota, tegelikult see vastaste liiga parim, Walesi liiga parim mees, Williams oli nii taskus, et vahetati välja täistunniga, et tegelikult prooviti sinna jooksu peale anda, prooviti võitlusesse anda, Kolopov ja Kollo said üliest järku. Aga, täpsed inimesed ainult. Kus on inimesed? Andres Hooper, miks inimesed ei käi Eesti jalgpalli vaatavas, kui me oleme hetkeseisuga Euroopa parim. Eesti klubi jalgpall on Euroopa parim selle peal. Äkki nad ei teadnud veel enne? Nüüd teavad. Nüüd tulevad, Saho Vaiko kutsus ka ja nüüd tulevad mängule. Ei oska sulle tõesti öelda, et sellega ju tegeletakse. Paides oli ka vist alla 1000. Alla 1000, Pärnus 943 oli mis see number eile seal. Aga see oli kusjuures ka vähem kui see Leedukat Heegelmanni vastu, et siis oli äkki 100 pluss. Aga nüüd oli vastasfänne oli vist nii palju olnud? Ütleme neid, niimoodi Aseri välimusega inimesi oli tribüünidel küll. Kusjuures seal New Saintsi päris pulli, neil olid need fännid olid seal loožis miski pärast. Mitte seal otsas, vaid kelle loos see kohe paremal esimene on, kui sa istud ajakirjaki alal, siis on Paide loožis või? Kohe paremal on esimene Flora vist ja siis Paide on järgmine. Ega see oli siis Flora loož, üliägedad, see oli mingi 8 vanameest ja siis suitsunurks rääkisid. Nad on ilmselt hommikust peale joonud ja Iiri aktsent, ei Velsi aktsent, ma ei saa mitte midagi arvad. What? Vaata, siis mingi teine, üks kõrvalt nagu proovis tõlkida mulle, see oli et need oli väga ägedad. Sellega meeldus see, et kui oli see 2011 Eesti Põhja-Iirimaa mäng oli, et saame sinna play-offi, see mäng ja see oli ka, olime Ott Järvelaga, olime seal Belfastis pressikal ja esmalt oli ka siis Eesti ajakirjanikud küsivad, küsisime Otiga seal omad küsimused ära, mees vastas kenasti ja siis oli Iiri ajakirjanik kord, küsisid ka normaalses inglise keeles nagu, aga siis vastused olid nagu meile arusaamatus inglise keeles nagu. No ja siis see oli teadlikult tehtud, kui ma elasin seal ja lähed hommikul kontorisse ja sul on Liverpooli aktsent, Manchesteri aktsent, siis sul on iirlane, šotlane, see oli, palun ärge rääkige ennem, kui ma kohvi olen joonud, kui nad tahavad, siis sa saad aru, aga kui nad räägivad oma normaalses keeles, siis on küll, et mida, kuidas palun.
sellepärast on nõme, et Eestis õpetatakse seda, seda mingi kõrgklassi. I can't. Tõe mitte keegi ei räägi niimoodi, vaata. Londoni mingi Londoni inglise keel. Et partid nagu, las Eesti räägib oma arseeniga, on ägevad. Scousser accent ja siis Essex accent. Asja pah, see on Liverpool ja võib-olla isegi Wales ka ja igatahes, mis me Flora tubli, ma kiidaks seda, et noor meeskond, selles mõttes, et see, kuidas neil mängida lasti, et Treida võeti näiteks lukku ära ja Reitsi keskväli, et suutis kohaneda. Et mina Treida rohkem mingil määral, et sul on täpselt samad mehed ja sa mängid väga erinevalt rahe vastase vastu, siis see näitab vist ka meeskonna küpsust. Meeskonna tipptaset näitab see, et nagu on Levadia, et sa mängid iga vastase vastu samamoodi, sul on Savi, kes on vastas, aga see näitab taset, küpsust näitab see, et sa suudad kohaneda noorte meest. Aga ütleme, et ikka kokkuvõttes siit oleks vaja edasi minna, et see on, variant on ju päris hea, et arvestada, et järgmise ringis tuleks veel Andorra meister. Ei pea kartma, et isegi kui oled võõrsil on ju. Jah, et see on ikkagi mängitav vastane ja seal tuleks ka võõrsil julgelt peale minna, et muidugi need Flora need viimaste aastate võõrsil mängud on olnud sellised ehmatavad, ütleme siin niimoodi. Järsku nüüd ikka juba 3 euro mängu möödas, et järsku on suudetud see rahu leida. Velsi jalgpalli eksperdid ütlesid, et ei ole võimalustki, et see Saints kindlasti võtab. Eksperdid olid loomulikult need fännid, kes 15 eurot ära joonud. Saints kindlasti võidab, jah? Seal Saints kodus võidab kindlasti. Et tegelikult need olid sellised ma ei teagi, kelle tasemel eksperdid. Ma lugesin Kaspar Uusi mitte mainida, ma ei saa ühtegi sellist nime toppi teha. Et Kaspar Uusil on 3 saate selline puhtus. Selline Eidosugur ekspert, kui mina vaatan Vollet ja olen 10 õlut ära, et Eesti paneb emi kinni, let's go, Robert Täht, vaata. Samamoodi umbes lasid selle ära. Aga Kuratsini viga saamine, võib-olla, ma ei tea, kui hullud sai, et oli natuke mureruht. Valdmetsal trambid ei pidanud ka vastu, et tegelikult oli jah, ma ütleme nii, et tegelikult oleks võinud see teise värava ära või oleks natuke rindama see asi olnud, et sel korral nii. Aga ma ütlen, et vaadates vastase kehas kiirust, siis varianti peaks olema tegelikult, jah. Ma ütlen jah, et siin Eesti liigast ma arvan umbes 100 mängijat võiks seal Velsi liigas saaks hakkama, et vaadates selle vastaste taset, et see oli õnne. Aga mureruht on see, et see kord alustati hästi, et see asi on nagu korda saadud, et Vassiljev ütles ka peale mängu, et nüüd on meeskond läheb paremaks, eks ole, et iga poole rasvab, mis on nagu õige. Teine kindlasti ka see, et ma arvan, see Walesi klubi see mängutempo ei ole päris selline nagu Iberia oma, et seal kindlasti ka see ma ütlen, et seal mäng hakkas ikka nii, et ma arvan, 7. minutiks oli Floral mingi 2 head peallööki ja 2 nurgalööki, et see, mis alustati hästi, ei kardetud, alustati hästi, aga nüüd oli jälle see vastupidi, see lõpp, selline lagunemine, see oli nagu mäng anti ühte käest ära, et see natuke see asi veel kõigub, mis on nagu paha, et kui see tõikumine kuskil lööb sisse nii, et vastased löövad ära või siis on nagu jama. See võib ongi sama, kui mingi senior või sellised kogenud mehed lähevad pingile ja nooremad tulevad tasemele, siis võib-olla sellise hetkes või olukorras hakkabki siuke natukene see jalg värisema ja hoidmine ja ei tule enam see oma välja. See on mingi, kas ta mingi uus, ma polegi kuulnud, mingi uus noormängija nagu Rauno Allik. Ei näe, aga ikkagi Pärnu noortalent. Teise Pärnu noortalendi asemel. Aga ma ütlen jah, et kuidagi see nii ta on, et aga oli selles mõttes oli lustatus, tore näha, et Eesti klubi on olnud parem. Ma mõtlen samas, kui oligi Levadia mängis eelmõttes selle Velsi satsiga, et kui Velsi esiklubi tuleb tegelikult sellise liiga taseme pealt, et nad ei tule selles mõttes ju mingi kõrge tempoga liigast, et neil on ikkagi see pigem see tempo on veel madalam kui meil, et selle koha pealt ei tohiks ju Flora midagi karta. Jah. Ja me igast tubli. Flora 5 värat löönud, kõik on erinevad mehed, et nagu Sappi 3 mängus on löönud 1 penaltist teinud. Et tegelikult ma arvan, nüüd lööb, jah. Et see näiteks Sappineni, mõnes mõttes Sappineni selline värava panus on täitsa puudu veel, on ju. Alama peaks olema täpsem, et ta suudab end löögile mängida, suudab löögile saada, aga võiks mõne löögi mitte lüüa üle. No jaa, selles alles ta lõi värava, et selles võttes ta suudab. Et eks see natuke võib-olla noormängijatel käib vahest see stabiilsus üles alla, aga et jah, on kohti jah, kus parandada. Ja Marjun läheb keskväljal aina paremaks.
on tunda, ma arvan, ma tahaks seda rohkem veel ettepoole, ta tuleb ja seob seal all seda asja, nii et vähemalt ei, ma ütlen, mul pigem isegi mul aina rohkem ta all meeldib, et eks näis, mis seal saab, et ta vähemalt oskab seal nagu natuke tonksutada mööda ja asja, ta meenutab seda, Mihhailovi rolli on üli hästi ära võtnud. Et Mihhailovi ka altpoolt vaata, oli vähem vend, kes suudab ühest mängist mööda minna ja siis sealt kuskilt midagi tekib. Ja on Valdmets, 3 varianti täitsa see Valdmetsa liikuvus ja see tööraadius on juba teada ju. See alt tulemine ja rünnaku toetamine, väga hea. Valdmetsal vist natuke lihtsalt on seda, et natuke suurust läheks vist juurde vaja, ma arvan, et suure jalgpalli jaoks ta on nagu suur on, aga nüüd on vaja just võib-olla ja laiust või sellist mehisust, ütleme, võib-olla tuleb juurde, et tal ju seda, täpselt, noor mängija alles, et küll ta kogub ennast. Ja siis loomulikult Pärnust tagasi. Ma viskalt ei jäänud ööseks. Ei jäänud ööseks, jah. Miks? Seepärast, et mees tuleb otse tunkades on sinna otse remondist, korter remont pooleli või mis? Ei, veel täna hommikul ei jõudnud, sest et Pärnust äkki mingi üks läbi veidik jõudsin tagasi ja siis särkasin ja siia. Väga tubli. Vabal päeval loomulikult. Nad on ikka head töötajad siin Delfis. Tegelikult ma pean ikka ära mainima. Head töötajad, ma ikka Kaspar Ruusi kiituseks mainin. Õhtuleht saadab Eesti kergejõustiku meistrivõistlus 3 ajadjärjent Delfi 1. Seepärast Kaspar Ruus on üksi väärt sama palju kui 3 õhtulehe ajadjärjent. No, aga ta on ikkagi... Eritan Rasmus Hoolaidi, kes vahest kuuleb meid. Mida ma rääkida tahtsin? Loomulikult seda, et Paide mängis Pärnu rannastaadionil Ziired. Kuidas hääldad seda? Ma igaks juks ei jää. No mingi siire või midagi sükast on, jah. Ehk siis peale oli Paide poolt vaadates 7-10, nurgal olid 7-3, aga see kõik jahvatub selle kõrval, mis loeb ehk väravad ehk kuulus Tšamm. Ehk siis selline värav oli korralik pusserdamine oli selleks, ole, kuni see pall jõudis Abdu Tšammile ja puub 1-0 ja latist. Ja järjekordselt koefitsiendi punktid in the house, let's fucking go! Aga mina seda mängu ilmselgelt ei näinud, sest et mina olin sel ajal Lilleküla staadionil, ehk siis räägi muljeta siis, mis sa seal murrult nägid, Madis Kallet? No, algas, ütleme, Paide jaoks ikkagi nagu raskelt, et esimene poolaeg oli selgelt siire käes, samas on nagu ohtlikud väga nagu ei olnud, teistpidi jälle oli Paide puhul nagu alguses näha, et vastaste kaitsed ja kehad on ikka nagu päris suured ja nende vastu ei ole nagu kerge, et Padamoosi tegelikult võitles selle ees päris hästi. Ja siis poolajaga suudeti ikka muutust teha, nagu Kink mängujärgselt ütles ka, et nad olid valmis hoopis kuidagi teistsuguseks vastaseks. Et nad just vaatasid nende grusiinidega mängu, mis nad olid mängida eelmise ringis, et kuidagi olid muutnud oma mänguplaani ja siis nad pidid ise ka nagu kohanema, et seetõttu see algus nagu oligi nende poolt nagu raske. Aga mängu edenedes umbes nagu sama, kui Flora mängis Iberiaga, ilma minus väravat siis on ja et kuidagi teisel poolel hakkas see mäng paremini jooksma, saadi paremini sisse, vallati palli, oldi ohtlikud, et seal lõpus tekitati nagu järjest nagu olukordi ja seal oli viimased 15 minutit või viimased 20 minutit või sellist, et seal Hanier tuli sisse, siis ta ütles ka, et tal ikka meeldib seal mürada, et seal värava kohta ütles ka, et oli seal see kaitse, ma lükkasin selle eest ära, siis Tšamm tuli ja raius sisse enam. Et selles mõttes on nagu head mehed sealt tulevad pingilt ka ja tegelikult oli nagu näha pärast, et Kink oli ikka väga rahul olev ja Hanier seal ja kõik oli selles mõttes oli nagu äge. Ja ütleme, see mängu lõpu põhjal ma ütleks ikkagi tegelikult Paide nagu vääris ka seda, et nad selle ühe ikkagi kätte said ja kordusmängus annab see nagu päris okei võimaluse. Et ütleme ka, et tegelikult see mängu eel oli ju siires selge soosik, et kui vaatad ka seal ju räägid ka eelarve vahest umbes 10 korda, et seal maa seest võtad seda naftat ja muudad dollariteks ja tood sealt Brasiiliast mehi. Vaata, miks see Veiko Iski, miks ta ei anna rohkem raha, vaata. See võiks käikir ja miks ta see nii vähe annab, vaata. Võiks käik 10 milli aastas, vaata, panna. On ju, jah. Jah, see on täpselt ju väärab pagakotel üle tal nagu. Pidevalt, eks. Koormab see. No ütleme, et see Paide IF Pro, eks ole, kui saate mängijate turuväärtuse värki ja liitri suurem klubi kui see kuulus Ziire. No eks see muidugi selle Aseri kandi puhul on ka see, et seal ütleme nii, et pigem makstakse mängeid nagu üle turuhinna, et mängijad sinna saada, selleks on vaja ikka pigem rohkem maksta kui see, et ma ei tea, mingi Rootsi klubi maksab, et see on lihtsalt turu paratamatus. Aga siiski selles mõttes kvaliteedi mõttes on ikkagi Eesti klubi selliseid mehi palgata ei suuda endale.
ja noh, kui jälle selle Göteborgi kohta ütlesime, et kui keegi meie meest saaks sinna, oleks nagu kõva sõna, aga praegu sama, et kui keegi sinna saaks, vaatas ka, väga hea, saame edasi, on ju. Vali mulle 3 mängu parimat Paide poolel. No, ise valisin Baranovi, ta oli väga hea, et kui ma vaatasin, et kuskil veel oli Baranov, ma mängu ei näinud. Sokeriti samamoodi oli ka, jah? Minust tundub uskumata, et Baranov ei ole mängu parim, et kuidas see on võimalik? Kas te tegid mingi inside joke teil või ta oli tegelikult hea? No tegelikult oligi nagu hea, et ta seal astus välja, klaaris pall, ei jäänud põhimõtteliselt kordagi hiljaks seal, teda nii-öelda üle otseselt ei joostud kordagi. No seal ka Sokeritis Kristjan Jaak Kanguriga seal sõitsime tagasi õhtul ja siis ka ütles, et ta on ülekannetes ka seda Baranovitsi, et nüüd aastaid kirunud ja kiirust pole ja siis ütles, et kuidagi ütles, et ka, et käsi nagu ei tõusus kohe nagu kirjutama Baranovi niimoodi juba hästi pani, et aga noh, tegelikult oligi nagu hea. No, Padamosi mulle... Ma fikseerin selle ära, et vastas oli siis ikkagi ründaja, kes veel eelmise aasta lõpus reist Gruusia roondise eest mängis mängu. Et see David Volkovi, et Gruusia roondislane Rodend, eks ole, ja selline väga suur värapütt ei ole ta suval, noh, et ma ütlen, keskkaitsjad see Alepa vastast saatnud, tegelikult on üsna tummine vastane liga, või tea. Noh, Padamosit ma kiidaks, et ta oli ikkagi selles mõttes ka seal ju, noh, ees alguses ikkagi just üksinda ja ta suutis seal ikkagi võidelda päris hästi, et seal mõnikord seal ka palle hoida ja minust kokkuvõttes ongi nagu hea praegu. Ja Jarjut võib-olla kiidaks selle koha pealt, kui seal mingi hetk ka seal oli vaja depot alla võtta, et siis ta seal oma seal mingi säärevigastus selle 2 korda tegi seal, et pärast selle kingi käest küsisime ka, et oli see taktikaline või oli see päris, see oli päris taktikaline või vastus oli nagu. Ohtlik mäng. Aga aserites kordusmäng vist Andres ei tule lihtne, eks ole? Ei tule, seal on temperatuur ja kõik asjad, mis ei räägi meie kasuks, aga jah, et järsku ju suudavad mingi viigi ära hoida või midagi viia, ma ei tea, lisaajale või midagi, et jälle algused tuleb vastu pidada ja noh, ütleme juba see tulemus on ju üllatav natukene, aga kui sa ütled, et ja ma nägin mängu lõppu, et siis jah, selle pealt nagu midagi nagu võiks ju huvitav, et kui Heidelmanni vastu mindi selle Tara 5-ga, siis nüüd oli jälle back to the basic. Äärtel luts-luts. Algus, aga lõpus seal oli juba seal manageerimist natukene aina kui. Ma mõtlen see algus, et jah. Aga mis on võõrsi mängu kohta ütles ka, et tegelikult ju Paide on omal ajal ju 2 korral seal Kaukaasias käinud ja mõlemal korral on tegelikult hästi läinud, et ju. Dinamat võideti 3-2 ja Araratiga tehti 0-0 ja et selles mõttes seal on käidud, pole ära ehmatatud, et teoorias võiks ju valmis olla ja siis neil on niisugune mees nagu Anier, kes on, ma ei tea, 4 aastat Aasias mänginud, siis ütleb, kuidas soojas kliimas hakkama saada. Ja no, ikkagi see on ju mingi 5. liiga, 5. kohasats selles liigas, et ei ole ju esikohasats ja et eks seal väike närvilisus võib sisse tulla, kui kohe ära ei lööda ja et mida siis minutid edasi, et ma arvan, et lootust ikka on. See oli mängu järel midagi lahe, oli see Siire pressikonverents oli, et tulid ka seal oli siis üks oli tõlk, üks oli siis meeskonna esindaja ja see oli peatreener, et 3 istusid niimoodi laua taga ja see oli ka see alguses tõlk räägib, et noh, et peatreener teeb siis mängust kokkuvõtte ja seejärel on aeg nagu siis küsimusteks. Noh, siis oligi see treener rääkis oma juttu ära, tõlk lõpetas jutu ja põhimõtteliselt kui tõlk nagu ütles viimast sõna, kõik 3 püsti, kohe hakkas minema ja siis treial sealt kuskilt tiivad, küsimus ka. Aga see oli ka täpselt see, et siis küsis ära ja noh, siis oli kusjuures aserajakirjanik oli ka mingi 3-4 tükk oli seal kohal, et ikkagi selles mõttes oli huvi nagu on ikka seal kandis. Ja siis noh, oligi keegi neist jõus ka ühe küsimuse küsida, see oli uuesti hops püsti minekut, nagu, et seal käis väga nagu konkreetselt, et kui see nagu sekundiks rääkimispaus oli, see oli, tunnetati kohe, et noh, nüüd võib minna. Aga ma mõtlen, ilus, selles mõttes siin ma ole mitte midagi öelda, et tuli ära. See on vist peamine. No. Ja, et selles mõttes oli ikkagi rahulolu seal tribüünil oli nagu näha, et seal jah, inimesel jälle nagu rääkisime enne ka, et oli vähem, kui oli seal Hegelmanni vastu, mis mõnes mõttes oli üllatav, et juba teine ring, tugevam vastane, et samas eile oli ka see, ei olnud päris ka rannailm võib-olla see, et inimesed ei sõitnud Pärnus randa. Teine mäng oli ikkagi Tallinnas ka ju. Jah, ja ongi täpselt see, et võib-olla jätku neid sellist neutraalset publikut. Eestis võiks olla üle 2000 jalgpallifänni, ma arvan, et see mõttes, et tegelikult oleks võinud olla rohkem, sest on ju mingitel aastatel Pärnus täis ka toonud, või Paide täis ka toonud see Pärnu staadion, et seal ootused olid vähemalt minul nagu
nii-öelda siis Eesti jalgpalli toetajana olid nagu suuremad ja ootused, ma arvan, inimestel on see, et sa Madis Kalvet vabaldaksid, sest et ainus asi, mis ma siin eelmises saates siit taas andsid ilma rahval on see, et üks asi on eurosarja Madis Kalleti garantii, et üks meeskond, kes jääb iial eurosarjas alt, üks meeskond, kes alati on küps ja valmis on loomulikult Nõmme Talju ja mis seal siis juhtus, Atreve minema ehk siis mänguräik. Ma seda eile vaatasin, mänguräik oli siis nii, et Shelmur tuli, umbes mängitud oli minut, juba oli ohtlik, keri väravest lõi mööda Otri. Siis 3. minutil Henri Berk pall otse vastas jalale oma lahti mängides ja pall siis tõks kiiresti Muur tuli, sai palli värava ette, Freitas lükkas peaaegu tühja. Okei, ikka juhtub. No siis natukene seal, ma nüüd võib-olla eksin, millal see järgmine soperdus ühe korra oli veel Atlased minema enda rastist välja, sealt külje pealt Podoljuzin loomulikult pall vastasele, vastased said tulema vära ette pall, Tambetuu päästis Otri. Ja korraks tundus, et Atlep palju mängu tagasi saama, tuli selline rünnatulaadne asi ja siis loomulikult parevad äärel kuulus Vutušits Atlas minema, pall halb puude, puum vastased 3 sööduga 1-1, 2-0, selge. No nüüd võtame tagasi ja siis loomulikult Nikolaev oma hästi lähedal sööt, natuke ebatäpne sööt ja siis Šut libastus ja siis rahesööduga Selborn 1-1 ja 3-0, no selge. Ja siis õnneks ühe korra lõid vastased veel posti, Punits, Enrique Sono, üliäge värav oli, et selline sai pool kiiresse väraht, nagu tuli natuke välja ja Sono tõstis üle värahi, et selline top notch ja siis tundus, et let's go, siin teisel poole tuleb mängu küll ja siis teine poole algas nii, et oli mängitud natukene ja siis kohe taha posti ja kuulus Muur, oli seis siis 4-1, ja Ralju suudab see mängu ära päästa küll nurgalöök ju ja Ralju nurgalöögist vastas, et rahesöödur 1-1 lihtsalt täitsa haige ja 1-5, aga Sono päästis ära, et seal, kes ma arvan, et Rommi siht andis sealt läbi söödu, et lõpuks 2-5, aga sellist põlemist, et ma nüüd lugesin siin hommikul, mis see Soternites Andreevets ka, et plaan oli, et söödur kindla peale, et tegelikult ei olnud see, mina nahutasin, et kuidas sa saad minna niimoodi, et sa seal proovid sealt alt tulla ja no ma ütlen, et ehmatati ära. Tuleb välja, Andres Oomper, mina olen üllatunud, et tuleb välja, et Shelburne teeb nagu agressiivsem pressi kui Kuressaare ja on kummaline. See oli vist see mäng, vaata, et kus mängu vastase pressiga kohanemine oli natuke üle jõu. No samas oli ka see, et kui tegelikult ju seda Shelburne'i vaadata klubina ja sama kui mis see võrdlusmoment tihti veel ongi, sama see mängijate väärtused, klubi eelarved asjad, et tänu tegelikult Eesti tippklubide mastiklubi. Oota, aga ma selles mõttes, et tegelikult oli Shelburne üliselge soosik ja asja, aga Andres Ooper, ma endas lugesin võimel, kuhu läks Shelburne'i Iirimaa liiga üks parim mängija, Shelburne'i selge liider, eks ole, pool kaitse, kes sul on 10 väravat, kuhu läheb selline tasemel Inglismaal, kuhu ta läheb, mis sa pakud? Ei julge pakkuda, kõige lihtsam on mingi championshipi või kuhugi. Vale, League One'i. League One'i, no ma ei julge, ma mõtlesin, ma panen kuhugi vahe peale. Kui sul läheb see, põhimõtteliselt sul on vastas, eks ole, League One, vaata, mis see Stockport, mis see eelmine aasta oli, ta läheb sinna, League One'i kõrgemale poole vist oli. Igatahes, mis ma öelda tahan, et tegelikult on ikka suht suvaline kodus asi, et seal iirlasi on jah palju League One ja. Et selles mõttes kokkuvõttes tegelikult ta ju Shelburne võrreldes ju Göteborgi ja Siirega on ikkagi klassi jagu ju nõrgem võistkond. Et seal, et kui siin enne selle teise ringi algust vaatasime, mis vastased on, et kindlasti oli New Saints on ilmselgelt kõige nagu mängitavam, võidetavam Eesti klubide jaoks ja Shelburne oli seal kohe seal järel nagu tegelikult. Selline, niimoodi ei tohi ehitada. Andres Ooper, kuidas saab olla? Tee mul selgeks, kuidas saab olla, et sa lähed euromängule ja sa ehitad endal 25 minutiga ise 3 väravat. Ma sellist asja pole ammu jutunud. Tõesti ette, sest Kaljust ei oleks tõesti oodanud, et nad oskavad neid euromänge mängida tavaliselt, et see on tõesti üllatus, et mingi halb päev ja mingi ebakindlus nüüd, kui me rääkisime Sahovaikos, kuidas see just enesekindlus kasvas, siis nendel ma arvan jah, see ebakindlus kasvas, et läks üks vale, teine vale, et ja siis juba hakkad väristama ja Andreeva punadega ka ikka, Podoljuzin 3 minutit tuleb puhtama ära, vaata. Vahet pole kapten, vaata, et see oli selline, aga ma arvan, et 0, kas sina usud, et
Kalju tuleb siin paaris tagasi et teeb 3-0 kodus või? Kurat, seda teab. No peab päris palju asju peab õnnestuma. Võib-olla mingi kaart võiks õnnestuda, ma ei tea. No väga raske, väga raske. See sõna, mis sa otsid, on võimatu. Aga siin on jälle see, leidsime ka selle nii-öelda hea asja seal, et võimalik teenida koefitsienti punkte. Jah, let's go. Nad andsidki selle, et... Jah, et saaks nagu punkte lihtsalt teenida. Teist mängus, jah. Aga see oli karm, et seal, kui parimaid valida, teeme siis Esono kindlasti 2 väravat, oli tubli ära, ja sellega oli kõik. Oli ikka koles asi, et siht vahepeal tegi ilusi liigutusena siht ja see on põhimõtteliselt iga mängija puhul, no siht jälle see 4. värav vastas, no see jääd nii kaugele, et see vasakul senderdus, tee see samm vastu, et ma ütlen, et see Eesti, mina jään seda trummi taduma, et Eesti liiga mängutempo on kehv ja nende pealt on keeruline siin eurosarjas ja no nii on, et see Shelbourne Negatory täishooda pressi ja tõmbas ikka junni jahedaks. No ma ei tea, jah. Kordusmängus, kui sa saad kiire värava ja kuidagi veel ühe, siis võiks nagu mingi mäng ju tulla, aga ja kui sa lased endale nii palju peale lüüa ja jah. Seda ei tohiks lasta, jah. No jah, sealt, ütleme, sellest 3 pealt tagasi tulema ikkagi väga keeruline, et vaadates ka ju Kalju, kuidas nad eelmises ringis oli see Linfield oli vist vastane ja seal võõrsil mängisid, ma ei tea, 70 minti enamuses. Isegi siis oli tegelikult tuli see raskelt see asi nagu välja neil. Et jah, ma pakun see mäng tuleb siuke, et seal Pärnus selle võtad selle 1-0 võidu ära, aga sellest jääb puudu ja ongi kõik. Praegu võib-olla ongi just seal Kaljul eesliinis on võib-olla see väravalööja puudu nüüd. No ei soonu. Aga ma mõtlen jah palju ta lööma peab, 7. Täpselt. Oleks võinud. Andres Ooper omal ajal oleks selles mängus vähemalt 5-5 olnud. 5-5, et oli 5-5 laual, aga oli puudu Andres Ooper ründast. Ma pidasin silma nagu Männilaa puudu ja ma pidasin sellist jah ründajat, tipuründajat võib-olla. Andres Ooper tee mul selgeks, miks Andreev ei usalda Orlovi. Mulle Orlov nagu meeldib. Mulle ka meeldib, et ja võib-olla on midagi sellist, mis mida me ei näe, et see alustamine ei sobi või mitte ei sobi, ei ole õige, aga ta ei anna seda, mida Andreev tahab, et ta on nagu, tema tugevused tulevad esile just seal, ütleme, ma ei tea, mängu teises pooles võib-olla, et midagi sellist, mida tõesti me ei oska siin öelda. Aga ei saagi. Kuigi see tundub uskumatu, siis tõesti ei saagi kõik Eesti klubid alati võita. Kuigi tundub, oled võitmata. No, ütleme, seal jah, pärast teised Flora ja Paide mängu tundus küll, et siin nagu tulge kõik, et kõik võtame vastu. No selles mõttes ainus kahju on see, et Kalju puhul, et tegelikult Amsterdami ajaksid oleks võinud vaadata küll, eks ole. See oleks päris ägeld, jah. No ärme veel viska püssi põõsesse, järsku tuleb. Ei, järsku tuleb. Oleks ilus. Ma ei tea, kas siis mitu Eesti klubi jõuab Alarpi, ma arvan, kas 2-3. Ei tegelikult ei ole. Alarpi mõttes on ainuke, kellest rääkida Floras, seal võib tulla, ongi see, et 3. ring oleks Andorra meister, 4. play-offi pole veel loositud. Saho Vaiko ütleb, et hold my beer. See oli äge, vaata, ma ei tea, vaata, kui sa tegid lahti selle UEFA lehe. Nii. Baskotsi pilt oli seal. Seal oli jah, siis seal on 40 mängu, eks ole, ühel ajal, eks ole, kes on, eks ole, see mees, kellega reklaamitakse seda UEFA lehel, Baskotsi. Teeb südames oled. Muidugi, õnneks muidugi vaatasin, Baskotsi oli pingil nüüd, et järelikult ikkagi siis tervis on nii palju korda saanud, et on varsti äkki valmis väljakule tulema siis. Mitu klubi siis või kas edasi pääseb? Ma ei tea ka, et Levadia, Paide või mitte kumbki, või mõlemad. Oota, Flora ka? Ei, Flora on või siin ikkagi Ei, ma mõtlen neist kahest, et Flora puhul me kõik ennustame, et ta pääseb edasi, sest me usume Eesti klubidesse. Mul kuidagi praegusesse Levadiasse on kuidagi usku nagu, et ma ei tea, ma tahaks nagu arvata, et tulgu need 2-3 tuhat rootslast ja siin läheb ikka hästi, et kuidagi see vibe seal meeskonna juures on nagu nii hea, mulle tundub, et see kui nüüd ka ei tule, millal siis veel? Jah, õige. Ja nüüd muud ei ole, et isegi inimesed lugesid meie ülevaateid. Ja tasus isegi teha, elada, et see mõttes midagi. Ütleme jah, kui eelmine kord rääkisime sellest, et keegi ei loe, siis ütleme edusammud. Ma arvan, inimesed, lihtne inimene hakkab aru saama, et jalgpall õitseb, let's go. Ja muud ei olegi, mis siis
mis siis veel teeme siis? Teeme lõpuküsimus Madis Kallet. Siin, eks ole, suurem selline spordiaeg kliinik oli ikkagi siin kolmapäeval, eks ole, et sai istutud lihtsalt... mõeldud. Tehtud. Minusugune vanem härrasmees ikkagi, vaata, ei lähe peast hulluks. Aga siin mõni, et sa läks nii hoodu, et siin teatud härrasmehed Delfi sporditoimetusest seal hulgas Madis Kallet ostsid endale Pitbulli pileti Kaunasesse. Kas nüüd on juba tahetsus ka, et sinusugune keskealine mees teeb sellised suuri emotsiooni otsuseid noorte poiste mahitusel, vaata. Ei ole kahju, Ei, ma usun, et tuleb tore välja sõita. Tore välja. No jah, et sa ei ostnud nagu mina, et Kilimanjarot läksin avaldutama. Kõigest Kaunas ja... Ei ole ainult Pitbull, Lil Jon on ka, nii et... Lil Jon. Okay. Ja nii ondi. Ja kuna ikkagi, et on näha, mis selle tripi kokku võtab, siis Leetu minnaks ikkagi lennukiga, sest et edasi sõidumehi ju ikka sellisel suurel üritusel ju ilmselgelt ei ole. Ei hakka nagu raskeks tegema olemist. Ja Andres Opper ja siis lõpuküsimusele, mis kontserdi sul on pilet? Tal on Pitbull, mul on Eestist Cure'i pilet, sest mina on ikkagi siin intelligentset muusikat kuulav vanem härrasmees. Ma isegi pole kuuls ka, sest... Oi jumal küll, vaata. Sa kuulama oma Lil Jon edasi, vaata. Mina ikkagi tean sellised hinnatud rockiartist. Ei, mul ei ole piletit, aga vaata, siin Moby on siin tulemas ja mingid asjad on. Sina ei osta õige, sa tahad ainult tasuta asja. Ei ole ühelegi kontserdile tasuta saanud piletit. See oli üleskutse, kes sa tervitame Olibeti meie sponsorit, et ärge mine ära ja lähme edasi. Öelge siis kuulmis enne, muidu mina räägiks veel, aga näed, Priit keelab, ütleb, et järgmine saade tahab siia stuudiost tulla. Raske elu. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olibet.